Maitsev Tartu on olnud meie lipukiri sellel nädalal köögis. Järjekordne külaline tuleb kohvikust Spargel. Täna hommikul toimetavad siin kiiresti Roman Glutšivski ja Felix Roomes. Tere hommikust. Tere hommikust. No ma näen juba, et vutt on see peateema, mis teile siis loteriiga sattus, loosiga sattus. Mismoodi sa, Roman, nüüd selle vutti veel väiksematest tükkidest teed? No vutt on niigi väga pisikene, eks ju. Siis on siin näidised kaasas ka, et põhimõtteliselt tükeldus on klassikaline, iga koduperenaine on kanaliha tükeldanud ja lahti. Koib lahti. Nii. Ilusti siit. Siis tiib. Nii. Eraldi tiib ka, no kuule see on ju päris hambaork väikese nahkattega lihtsalt. Jaa, aga nüüd need osad tiivad, koivad ning kere ilma rinnafileeta läheb meile smoorimisse. Ahaa, ja ülejäänud läheb alles siis. Ja vahetult enne prae serveerimist, kuna fileed on nii õhuks, et siis me viskame nad pannile 3 minutit ja roog on valmis. Väga tore. Smoorimise juures, mida te kasutate? Sool, pipar, vein, suhkrut ja siis laseme ilusti liha valmis. Ja siis pärast me teeme sellest piruka. See on selline muretaigna pirukas, kus on sees maapirn veel. Selle küpsetame ära ja siis sellest tuleb pearoog koos fileedega. Fileed ja siis see pirukas sinna juurde lihtsalt, ja siis me kasutame pearoast terve putti ära. Väga tore, väga tõhus. Ja lisanditeks on veel salotsibula, herne ja brookolivokk ning maapirni pastinagi kreem. Väga tore. Ja kastmega siis on selline lugu, et täna on meil siis trühvlikaste, punase veini trühvlikaste. Nii, aga siin vaata, kas ma tunnen ära, kas see on ju tõesti tikker või? Jaa, see on tikker. Kuhu karusmari läheb? Tikker läheb meil desserti seekord. Me otse seda kahjuks ei saa siin teha, see on nii pikk protsess. Need me tegime lihtsalt kaasa, aga me saame ülevaate anda, et mis me siis väljastame. Kuidas see uinunud tikker siia sisse tekkis, eks ju, jah? Kuidas see sisse tekkis ja sinna kõrvale läheb ka tikrikook, munakreemi, vanilje munakreemi ja peseega. Ja siis seda saab pärast näha. No väga tore. Spargli meestel, ma vaatan, on käed ja tööd täis, jõudu teil igal juhul ja saame siis selle roa valmis kujul läbi vaadata ja juba rääkida ka desserdist siia juurde. Nii et aitäh teile kõigepealt tulemast ja jõudu ja jaksu. Eesti Laulu esimene poolfinaal juba sellel nädalavahetusel laupäeval 21.35, nii nagu need asjad käivad, aga olge head sõbrad, teie ennustage kindlasti siis edasipääsejaid. 5 nime pange kirja, kes teile tunduvad sellest esimesest poolfinaalist krõbedamad, paremad, teile rohkem meeldivad olevat, andke meie Facebooki lehele märku. Nii, aga meie nüüd järgmise toreda ürituse juurde, mis terve veebruarikuu hoiab, ma loodan, Tartu inimesed mõnusalt ärevil, ehk siis Maitsev Tartu, täna hommikul kohvik Spargel meil külas ja nüüd on siin juba Roman ja Felix saanud jupp aega hoolsalt ja aktiivselt tööd teha. Kaugele me, Roman, jõudnud oleme? Me oleme jõudnud prae väljapanekuni. Tegelikult küpsetasime hetk tagasi, võtsime välja maapirni sisalduse taigna korvikeses vutilihaga. Hästi lihtsalt, ma vaatasin, oli see tainas lihtsalt ja sellesse vormi ja nii ongi. Ja smoorisime selle ülejäägi, mis jäi rinnafileest üle. Smoorisime madala seal temperatuuril teda tükk aega. Ta läheb päris kiiresti pehmeks tegelikult. Ja vaata, mis nüüd Felix teeb seal. Võtab lihtsalt rinnafileega ahjust välja väikselt, jah? Hästi korraks läks. Tegelikult ei ole teda väga tarvilik sinna panna, aga mõtlesime, et paneme välja nii, nagu ta kliendini jõuab. Selge. Korvike on siin. Korvike on siin. Järgmisena tuleb maapirni pastinagi kreem. Pastinagi kreem tundub olevat selline uus hitt. Mulle tundub, et väga paljudes roogades seda kasutatakse ja see maitseb inimestele väga hästi. Meie kasutame teda juba 3 aastat, alates sellest ajast, kui kohvik Spargel on olemas. Siis tuleb selline köögiviljapadi, kus on šalott, sibul, Spargel kapsak, brookoli. Ja roolin hernes. Padi tähendab nüüd siis alus. Alus, köögivilj. See ütlete padiköögis, me mõtleme muidugi midagi muud. Köögivilja lisand. Köögivilja lisand, väga tore. Nii, ja siis läheb siia see filee. Ja siis läheb filee. 2 fileed peale. Ja selle, et see asi libedamalt alla läheks, kastame üle punase veini ja trühvlikastmega. Väike reibas maitse siia juurde. Nii,
see näeb super välja ja meil jäi ennem rääkimata see pasteedi osa. Te tegite siia veel ühe, see vist on nagu rohkem eelroana, jah? Jaa, siin on esitatud absoluutne komplekt, mis meie kohvik pakub ja esimene roog on tõesti seamaksa pasteet karamellistatud võiga. Lisandiks on sinna veel peedimoos ning küüslaugu juustu kate. Serveerime saia leiba, vastavalt inimene saab endale sellise mõnusa ja meeldiva maitsva roade. See on ka hetkel, tundub esimese 3 päeva tagasisideme poolt ka lemmik rahval. Mis see tähendab karamelliseeritud võiga? Ütle see ka veel ära. See on potis põhimõtteliselt eesti keeli kärsatatud võit, kuni tekib selline karamellilõhn. Ja selle pasteediga segi? Ja ei, selle ma panen pasteedile peale. Ja see tasub just nimelt saia leiva peale kohe julgelt määrida. See annab väärtuse eraldi veel sellele pasteedile. Väga mõnus šmekk tundub olema. Ja desserdiks on meil siis karusmarja kompotiga selline karusmarja korvikene muna-vaniljakreemiga ja peseega. Mis ma veel lisan? Ega siin ongi... Tulge külla, tuleb öelda lõpuks. Tulge külla, jah, et tulge maitsma. Näeb kõik väga tore välja ja ma usun, et väike inspiratsioon nende jaoks ka, kes kodus ise enda lauda kuidagi aeg-ajalt rikastada proovivad. Ei ole ju väga keeruline ja kõige tähtsam kõik kodumaine. Absoluutselt. Ka karusmari on unustatud mari meil Eestimaal. Vanasti oli igas aias põõsas. Nüüd seda enam ei ole ja seda on väga raske üldse Eestimaalt leida. No jama, päriselt ka või? Väga raske, jah. Ma tulen näitan sulle, suvel tuled mulle külla, ma näitan sulle põõsast. Teeme nii. Sama koos vaadata. Spargli rahvas oli täna hommikul televisioonis külas ja loomulikult maitsev Tartu ootab teid siis külla terve selle kuu jooksul. Homme hommikul on 1 tartlased veel meil käimas.